vaide, Judas Priest või Iron Maiden. Kas kuljetad mööda merd pikki kalju või karilaide, sööd looma või taime, sul on valikus alati 1 ja 2, no midagi sellist. Näiteks istud kodus diivanil ja loed Mihkel Vuiti või Brett Easton Ellist, kuulad Hans Zimmerit või Elvist, Verdit või Vivaldit, Dark Throne'i või Lewis Capaldit. Anyways, kuulad muso, naudid mingit head veidi prantsusnaist. Ei, see pole kallis, must tuleb Spotify'st mugavalt ja mingid itaallased on 5-6 eurot, et seda saavad isegi õpetajad endale lubada. Või tidid torrentit või brausid fliksi, jalutad Kadrioru pargis pongad või teed kodus naisega niksi. Pumpad jõusis musklit, räägid jumalaga kui oled usklik, tutvuste kaudu linnateatrisse endale piletid hustlid. Sööd juurvilju, need ei maksa midagi, korra kuus lubad kallis steiki, ostad paketi all inclusive Sharm el Sheikhi ja siis veel jagad armastust ja oled ise seda väärt. Jagad armastust ja oled ise seda väärt. Täpselt, aga ei, sul on vaja konflikti. Sa võid tõusta üles hommikul ja olla tiltis, lahendad kommentaarides nagu kakleks vaidmest paarides, osaled igas vaidluses ja kismas, sa valid välja elamiseks kassapidaja Prismas. Kõik on sul sisetöö, kinni makstud, kõik on globaalse Illuminaadis sektis. Sa valid, et sõivad kõike ja kõiki üks ilma Dunning-Krugeri efektis. Sa ei vali ei tühi ega paidet, sa valid vägivalla kurjuse, sa valid teha haiget. Life on bitch and siis, kui sa teda kohtled nii. Sa ei vali seda oma käega, korjad põõsad must, sest te paned lastele jäätise peale, ütled neile, et elu on ilus. Sa ei vali seda, et elu on ilus. See vali seda. Ärge joonistage valimisele perele suved on neid ja ärge sülitage valimiskastidest sisse, mida korduskasutatavad näitajad. See on lihtsalt selline nimi. Pettunud inimeste küla. Õieti pole see mingisugune küla, vaid pigem nagu linnriik. Ja ka inimesed pole siin pettunud. Vastupidi. Nad on tulnud siia suurte ootustega, et kohe kõik muutub ja algab uus ja parem elu. Et kust selline nimi tuleb? Pettunud inimeste küla. Kui Peeter I siit oma vägedega Põhjasõja ajal läbi ratsutas, jäi ta hobune mutta kinni. Ja seda kohta, kui Peeter siis hobusega kinni jäi, olles vihane, pettunud ja Peeter sülitas ja seda kohta hakati kutsuma pettunud inimeste külaks. Algus oli siin paar suitsu, aga mida aeg edasi, seda rohkem inimesi siia kogunes ja nüüd on meil siin oma city. Isegi meie riigi pealinnas ei ole nii palju inimesi, kui on selles linnriigis. Jah, kuuled siis aga ma soovin sinuga ei räägi Mina ise tulin siia kuulutuse peale. Ma olin juba pikemat aega tundnud, nagu ma viibiksin mingisuguses aukus. Minu emotsionaalne, vaimne ja ka füüsiline aku pikkus viimase piiri peal.
Mul ei valmistanud rõõmu ei minu perega, töö. Ka sõpradega ei saanud ma hästi läbi. Kuni ühel hetkel ma taipasin, et mul ei olegi enam sõpru. Et minu naine ja lapsed hoiavad must eemale. Ja minu tööandjal on juba ammu keegi palju noorem ja osavam välja valitud ja ta ainult ootab võimalust, et minust lahti saada. Ja võt sel hetkel ma taipasin, et ma seisan oma elust eemal. Nagu üks vana mopp koridori harjakapis. Ei saa takso. Ja siis ma nägin kuulutust. Pettunud inimeste küla otsib inimest, kelle tööülesandeks oleks kohaliku pärimuse kirjapanek ja ka kohalike inimeste lugude jäädvustamine. Palk 3000 eurot bruto, lisaks elamiseks veel rida elamuboks. Ma ei kaenud enam hetkegi. Kas sa kuuled minuga ei? Sa ööbidi vormis ainult. Oi, jumal. No jah, ei kutsniku ikkagist jah ja rahukogu teed. Ma ei tea, ma ei taha. Muidugi ma olin väga rõõmus mulle sülle kukkunud võimaluse üle. Aga elatud elu väsimus ja mingisugune taak rikkus mul küljes nagu tina. Taastumine võttis kauem aega, kui ma olin seda arvanud. Võib-olla oli asi selles, et ma kippun nägema kõiki tumedates toonides ja nägin ka muidu nii rõõmsate inimeste juures nende eludes seda, mida nad ei oleks tahtnud mulle näidata. Südalinna 15. See on kesklinna. Kesklinna ma ei sõida. Ei sõida. Käivad igasugused. Kesklinna. Linn on nii suureks ja pikaks veninud. Ei hakka mina sinna sõitma. Ammu oleks tulnud ju metroo ehitada. Aga ei. Sinna. Infarktieelsesse kesklinna. Igal pool on ummikud. Kõik kohad on üles kaevatud. Jaa. Nii et kesklinna ma ei sõida. Õuna 15. See on seal Uuselanna regoon. Jah, mitte kesklinnas. No ikka see linna ääres, eks? Jaa. No selge, sange surale peale. No nii. Igatsevate silmade ees laiub hämar ja vaikne linn. Majad on koondunud ebaühtlastesse rühmadesse ja ähmasel plekilne kuu paiskab oma pärlikarva valgusega segaduse kooldu jõnksatuse.
katused ja öö, aknad ja päev. Mul on alati vastumeelne olnud, kui minust saadakse aru, olla mõistetud tähendab ennast müüa. Eelistan, et mind võetakse tõsiselt kellelegi, kes ma tegelikult ei ole. Ja et minu isikut eirataks isakalt ja loomulikult. Mitte miski ei tekita minust suuremat nörvimust kui see, et minu iseloomu peetakse kuidagi eriliseks. Soovin endamisi ja iroonilisel kombel nautida seda, et mind ei võõras. Oh, näed, ongi. Kohale, jah? Õuna, mis number see oli? 15. Jaa, näed. Eelmine oli Pirni. No jaa, eks peale Pirnit oled ka õuna. On hea, ridamisi lähevad. Väga hea. Maja vaatame. Jaa, noh, aga siis... Ole mees. Noh, Jepp. Vau. Vau. Ding-dang. Ding-dang. Tervist, jah! Tere. Väga meeldib. Jah, väga meeldib. Uskumatu, nii avar on teil siin kõik. Jaa, no pole päris tööriistakuur. Jaa, ega ei ole küll. Vaata, kui neid ruutmeetrid vaadata, mis plaanis on, siis ei ususki, et ta nii avar. No just, jah. Ma ise tegin kõik lahenduse. Jaa, Ainil on selle peale kätt. Mis sa nüüd? Seda on näha ja see vaata teeb kohe kadedaks. Teeb kohe, jah. Passiivmaja rõõmunud ja noh. Ja me peaaegu ei kütagi. Nii, Jaa, vahel teeme kaminasse tulega, no seda rohkem tule enne kui soojuse pärast. ahah. Jah. Ja vaat, teie oletegi nüüd õiged inimesed osalemaks meie kauni kodukonkursil. Meie. Jaa. Jaa, konkursil osalemine tegelikult oli Aini mõte. Jah. No jah, no miks me ei või jooksma oma kodusid avada ja just oma kodust tuleb ka alustada ja me ei karda ja mitte midagi, me tahame olla võimalikult avatud. Ja meil pole kardinatki. Ei ole. Ei ole. Jaa, ma panin tähele, jaa. Jah. Vaat selleks, et konkursil osaleda, peab täitma ühe ankeedi. Ankeedi? Jah. Teeme ära. Jah, täidame ära, jah. Istume, sest on mugav. Jah, aitäh. Nii. Mõned väiksed küsimused. Kuidas te ennast iseloomustaksite? Ma ei tea, kes vastab. Äkki teie? Mina? Jah. Käib, jah. Käib. Hästi, jah. Ma arvan, et ma olen tasakaalukas. Mul on omad kindlad seisukohad ja väärtushinnangud ja samas olemas salliv, vastuvõtlik uuendustel ja püüan kui vähegi võimalik jääda igas olukorras rahulikuks. Tõesti? Ja lastega suheldes ma ei karju kunagi nende peale. No vahel on tekkinud tahtmine karjatada, aga ma olen sellest üle saanud. Kuidas? See kõlab ehk naljakalt, aga see hetk, kui ma tean, et mind tabab raevuvoogu, ma tean, et ma kohe hakkan karjuma, siis ma panen suu. Aga karjumise asemel ma hoopis haivutan. Väga huvitav.
vaata mind on see väga aidanud, ma tean, ma ei karju enam laste peale. No kuigi see teeb mind meie uniseks, väike rammestus või nii ja see mulle ka meeldib ja mis lastesse puutub, siis ma katsun neid keelata nii vähe kui võimalik ja meie Eesti tuttavatel on see veel harjumatu, aga ma usun, et see on õiges. Lastele peab ei öelda, lastele peab tunne, et endist sõltub midagi. Ja, see läks küll nagu pikale, aga... Jah, nii, et... Kes on Riin sinu jaoks? Riin on minu parem sõber ja ta on mu eluarmastus ja ta on ka seksuaalselt atraktiivne ja me oleme ühte meeskond, meil on ühine rahakott, meil on võrdselt ära jaotud, kes mida teeb, kes tegeleb lastele, kes teeb süüa, kes koristab, kes viib tüdruku trenni, poisi jalgasse, kes toob ära, niimoodi. Me oleme väga head. Ja laste tulevik ja nende heaolu on meil ülioluline. Jah, väga hea. Ja nüüd üks teiselaadne küsimus, et kas on midagi, mis teid teineteise juures häirib? Ma väga vabandan, aga lugejaid huvitab see ükselt asjad. Ei tea küsimus. No, palun, kes vastab? Äkki teie? Ei, kas peremees vastab? Me oleme kaua koos elanud ja isegi kui tal oleks midagi, siis ei oleks ma seda mitte tähele. Aga mis sa liialdad? Ei, pole ju midagi. Sa võid ju öelda. Isegi mina tean, et on mingid asjad. Ja mis need oleks? Aini kord on vastata. No nägid nüüd. No ja, hea küll ja... No mind Riinu juures häirib veidi see, et ta kannab liiga palju pruuni. Pruuni? Jah, aga mis teid Aini juures häirib? Mind? Jah. Mind häirib see, et ta on aasta-aastalt üha võõramaks jäänud. Ja vaadake teda. Ta ju meenutab lausa vana mutti. No jah. Tuligi üks meelde, et ma peaks teises kohas ka veel läbi käima. Kõik head teile!
Pange rihmad kinni. Ja, ma siit poolt võtan. Suit. Nii. Teate, mina käisin eile oma noorema poja passi järgi. Ametnikule ei meeldinud pilt. Tema ütles, et suu on lahti ja naeratada ei tohi. Ma ei saa aru, vahest on ikka ju tore, kui inimesed naeratavad. Nii harva naeratavad. No, ja mina siis küsin, et mis siis nüüd saab? No, ja mis siis sai? Ametnik oli kole pahane selle uue töötaja pärast, kes sellise pildi läbi lasi. Ja mis siis ikka saab, ütles mulle. 5 aasta pärast tuleb teha uus pass ja siis nägu muutub. Tegite? No 5 aasta pärast ja 5 aasta pärast. Aga teate, mis meil haiglas juhtus? No püha jumal küll. Teate, meile tuli jalaravikabinetti noormees. Ja teate, kui ta sealt väljus? Ta oli ära unustanud, kas tema sai minu käest garderoobi numbri või ei saanud. Noh? Minu arust on praegu stopp-märk. Ja seisame, ootame. Keegi ei tuleks. Paremale rekka vaatama. Nüüd võib liikuda. Nii, ja see noormees tuli meil jalaravikabinetti, unustas ära, kas mina siis andsin talle garderoobi numbri või ei andnud garderoobi numbrit. Juuksid edasi-tagasi ja edasi-tagasi. Jumal, tervis täitsa korrast ära. Noh ja siis ta unustaski selle jope sinna garderoobi. Aga teate, mis mina teile räägin? Oih! No mis jälle? Minu arust on juba Sidruni tänav. Ja jumal hoidku juba 18 number. Me oleme mööda sõitnud nüüd. Jutustate? Ja sõidame nüüd natukene võtame tagasi. Nii. Tegelikult ma võin natuke jalgsi ka käia ja paigal. No ja kuhu ma siis jäin, teate? Noh, ja siis tema jookseb sealt edasi-tagasi ja edasi-tagasi jookseb see roormees. No ma ütlen, haige inimene. Aga mina tahan teile öelda, et mina võin tema jope järgi juba ära öelda, mis haigus inimesel on. Ma ei saa aru, milleks neid arste üldse tarvis on. Eks ole. Ja teate, vabandust, aga teile ma ütlen ka, haigus teeb teiega seda haigus. Teised peavad ilusaid tüdrukuid, näitlejaid. Aga mina. Et ma ei ole olnud Haaremi daam. Kui kahju mul endast on, et mul ei ole seda antud. Tänase päeva lõpuks jääb alles see, mis jäi eile ja mis jääb hommegi. Kustutamatu ja lõputu äng. Olla alati seesama ja teine.
sinust alla mööda mu unelmate ja kannatuste astmeid. Astu ja astu maailma asemele. Tere, Allis! Tere, mis sa tõid poest? 2 sai ja 1 piim. Ah, Ei, ma panen ise ära. Ära sina selle pärast pole. kas sa lilli ka tõid? Ei. Aga täna pidi keegi tulema, ma mõtlesin, ma teen kodu ilusaks, panen lilled lauale. Jaa, Kalle tuleb. Allu. Kalle? Allu. Töö juurest. Just. Selge. Ega sa kilo võileiba ei saa teha? Kilo tõid? Ei. Teine on... Tere! Tere. Tere. Mina olen Kalle. Mina olen Riiv. Väga meeldiv. Väga meeldiv. Nii tore, et sa tulla said, jah. Muidu ainult räägime, et tuleks ja teeks ja oleks ja siis sured ära ja pärast surnuna mõtled, mida kõike oleks võinud teha. Jaa, teate mehed, ma just lugesin, mida vanad inimesed hooldekodus kõige rohkem vahetsevad. Jaa. Kõige rohkem vahetsevad nad seda, et nad on liiga palju tööd teinud. Olnud liiga vähe laste ja sõpradega ja tundnud liiga vähe armastust. Jah, ega selle asja parandab täna ära, aina. Aga kui nüüd mõtlema hakata, et mis see siis on, mis meile jääb? Nii tore on selliseid asju meelde tuletada, on ju? Veini? Ma tulin autoga. Mis autoga? No ma pean hommikul üsna varakult. Kalle, mis me siin siis just rääkisime? Veini. Palun. No, ma ei tea. No, ma võin ju taksoga sulle koju minna. Mis taksoga? Lihtsalt järel. Magad kaineks ja siis lähed. Meil on täiesti uus tuba, täiesti uue voodiga. No, samas ega ei pea ju ennast kohe täis jooma. No jah, just. Ja. Nojah, toon juurde või? Ei, mingid ebamugavusi ei ole. Meile meeldib külalised ju. Ma ei taha teile. Ei ole Ei ole. Ma toon kohe Liina ja Padja ära. Mine, me oleme väga sotsiaalsed. Meile meeldib külalisi vastu. No, kui te arvate. Järsku võtad pintsaku ära. Okei. Jah, ma panen ära. Kas sa aitaksid mul siit? Jaa. Oi, ongi lahti. Kuidas teil töö juures läheb? Jaa, praegu on veits kiire, aga eks enne munadepühi ei ole see ju tavaline. Aga noh, ega midagi väga hullu ei ole. Aga kuidas aina on? Hästi. Normaalne. Nii ma mõtlen, kuidas te ülemusena on. Ülemusena? Jaa. Aina ei ole minu ülemus. Tõesti. No meil on ühesugune
täpselt ühte ja samu asju ja minu teada oleme me võrdsed partnerid. No siis on ju hästi. No nii. Vaatagi ära. Teeme ära kohe, muidu siis on tehtud ju. Järskud vara veel. Ei vara, teeme ära, siis on tehtud. No ma ei tea, äkki natuke nagu oleks. Täiesti uus. Proovime suda. Proovi ära. Tule proovi ära, jah. Kas see on ka hea? Tule proovi. Jaa, tänapäeval pööratakse heale voodile, on ju väga vähe tähelepanu. Kuigi hea voodi ja hea madrats, on ju, mängivad me elus olulist rolli. No tule proovi. No kuidas on? Väga hea. Kindel. Kindel? Sa oled lihtsalt liiga viisakas, ei taha öelda. Ma tulen proovin ka. Kuule, on jah hea. Ei ole liiga kõva. Ma ütlesin, ei ole liiga pehme ka. Jaa. Täpselt pareks. Täpselt pareks. Ma tulen ka ja proovin. Täitsa hea, jah. Ja, Kalle, kuule. Ega sul ei ole töö juures jäänud kuidagi tunnet, et ma kuidagi domineeriksin või oleksin sinu ülemusel või saaksin rohkem palka niimoodi. Ei. Et siis on nagu hästi või? Jaa, kõik on hästi. Väga hästi. Mida aeg edasi, seda tõsisemalt ma oma kroonikuametit võtsin. Ma tahtsin viibida kõikjal. Ma hakkasin käima täiesti võõraste inimeste matusel. Istusin kirikus tagapingis, sulandusin surnuaial, peiedel võtsin sõna. Tegin märkmeid, panin tähele. Nii ka eile. Ja ma sain selle kadunukuse kohta, selle mehe kohta teada, et küllap ta oli terve elu arvanud, et ta on üks äraütlemata mõnus mees. Noh, selline, kes teeb niisugust muhedat nalja ja saab kõikidega hästi läbi ja on kõikidega sõber. Aga täna pärast matuseid kohvikul trepil peieristega kõneldes, siis tuli välja, et enamuse arvates oli ta üks täielik tropp. Tõsi,
tundmatustel ja keegi ilmselt ei pannud ka seda tähele. Kui vahest ehk ta ise, kellel nüüd jäi üle vaid nentida, et no näed siis. No näed siis, prügi on jälle täis. Jälle. Ole hea, vii välja. Mis mõttes? No, nii üleüldse, noh. Hästi läheb? Jah. Ja. Noh, siis on ju hästi. Saite ära kolida, jah? Ja. Läksite nii kiirelt ja ootamatult, ja. Ta oli ju ikkagi minu naine ja ta mulle nii palju andnud ja ma oleksin kohal olnud ja hoidnud kas või diivane otsaski kinni, jah. Me saime ise väga kenast. Jah, ikkagi nii hea naine. Ära hakkad ja. Ja. Pesumasina viisite nii sama ära. Kurat, nii oli teil ju kokku lepitud. Ja ei, no muidugi oli jah, kokku lepitud ja. No mina oleksin ikka kohal olnud. Mina tean, kus mingi asi käib ja ma oleksin trummi kinnituspoolid sulle olnud. Kuidas sa ilma nendeta transpordid? No meil ei olnud ju kaugel minna. Jah, seda küll, jah. Ei no, mul on tee pärast siis hea meel, et teil kõik on hästi. Kõik on hästi. Kõik töötab. Kõik on korras. Jah, juba siis midagi, jah. Nii palju tahtsin öelda, et muidu inimesena või mehena olema nagu olen. Kolijale pole küll mitte midagi ette heita ju. Tule siis haiglast läbi. Teie. Mis see oli? Mis 15? Tere! Tere, jah. Mis 15 oli? Grapefruudi 15. Koju lähen. Pange riht peale. Jah, et... Sealt poolt. Siit poolt, jah. Sõida. Teie olete uus, jah. Mina ei ole teid näinudki. Teate, ma tahaksin teile rääkida, mis meil seal haiglas toimub. Teate, meile tuli jalaravi kabinetti üks noormees, eks ole. Tema ei teadnud, kas tema jättis, mina jätsin talle garderoobi numbri või ei jätnud. Jooksis seal edasi, tagasi. Teate, proua, te räägite iga nädal ühte sama teksti.
valgust. aga ma olin enamat, ise seda teadmata. ma olen hing, mis ise ennast salgab. Peatusite või? Ma olen kohal. jah. Saaks selle... jah. 10.50. Kuidas nagu? 10.50. Tagasi ei ole vaja. Kalle! Seisa palju! Noh, kuidas teil siis läheb? Hästi läheb. Aga sul? Mul? Jah. Mul läheb ikka hästi. Jah. Jah. Viimasel ajal olen palju postitusi teinud, jah. No vahest olen sinna ka midagi juurde künud, mis ma seal mõtlen või nii. Eile, jah. Just eile jagasin mingit postitust, tähendab jagasin mingit linki, mingit tähtist BBC ekspert annab oma kodus kabinetis otse intervjuu. Ja siis tuleb segama üks laps. Ja siis tuleb veel teine selline, ja siis tuleb lapsehoiu, vau. Haarab need lastel käest ja hakkab minema ja kukub ja nii hirmus naljakas on. Sa ka nägid ja... Ja ma nägin, jah. Jah. Ma viitsitasin kohe tükk aega tead. Jah, vot. Nägid sa siis seda minu jagamist? Kuule, ma ei teagi. Vist küll, jah. No miks sa mind kunagi laivi siis? Pessimist ma ei ole ju. Pessimistid on need, kes suudavad oma kannatuse tõlkida universaalseks. Mina ei tea, kas maailm on kurb või halb. Ja see ei huvitagi mind. Sest see, mismoodi teised inimesed kannatavad, see on täiesti tühine. Ja jätab mind külmaks. Kuid ma tahaksin uskuda, et elu on pooleldi valgus, pooleldi vari. Pessimist ma ei ole. Ainus asi, mis mulle tegelikult korda läheb, on see, et ma olen olemas. Kannatan. Ega suuda unistada isegi sellest, et oleksin üleni oma kannatamisest väljas. Pööran ma taevale tähelepanu. Juba mitu päeva ei ole ma sellesse vaadanud, vaid
seda üksnes tunnetanud. Elan ma ju linnas, mitte looduses, kus taevas on palju selgemal kohal. Pilved. Täna moodustavad nemad peamise tegelikkuse. Ja nad teevad mulle muret. Otse kui ohustaks looritatud taevas mu saatust kõige enam. Pilved. Ma olen paus. Selle vahel, mis ma olen ja mis ma ei ole. Selle vahel, millest ma unistan ja mille elu on minust teinud. Mis sa siin nüüd vedeled? Kuule, tule nüüd püsti. Me pidime kohvikusse minema. Ma vedelen. Tule. Pilvi vaatas. Ja. Aitab küll. Lähme kohvikusse. Näed, sul on seal see maas. Tule istu. Näidki, sul oli mingi... Mul oli kutse. Jah. Vaata, kui ilus. Ehk ei lähe. Pole nii ammu pole veole saanud. Ma ei tea. Nad ei tunnegi meid äkki. Miks ei tunne? Viimane kord me pidin jälle seletama, et kes ma olen ja miks ja nii edasi. Mõtle, kui tore oleks inimeste hulgas olla. No jah, aga siis on ju kingitust vaja. Kingitust. See on küll keeruline, jah. Aga paneme raha. Aga kui palju? 50 on palju, eks ole? Jah. 20 on vähe. Ei, no ei tea. Paneme 20. Kutsutakse ka igale poole. Mõtlesin korreli. Nii. Härra. Ei ole. Proua. Teie kliimaga kohvi. Ja kliimaga, jah, aitäh. Aga mul oli suhkur ka. Suhkur. Kohe näha toon. Tulin. Nii, härra. Siin kardi sees on meie suhkur. Sagis kohvikus on. Teie pole ju küll kunagi kohvikus käinud, no mida seda ei mäleta. Aga väga tore, et kodust välja tulite, väga tore. Tere, Ja Liisa. tere. Ja kohvi tegi. Ja. Mina võtaksin ühe tee. Jaa. Kas matša teed? Matša? Jaa. Mis matša? Mina ei tea mingit matšot. Teate, mina ikka joon taimeteed ja kodumaist. Jaa. Ja mis teil on pakkuda? Mul on üks pärnaõie tee teile.
sa ei ole? siin on üks angelaks õis ka sees. Olete kindel? No, ma oleks küll ka piparmilti võtnud, aga noh, hea võtta. Teate mis, minul on teile küll palju rääkida. Jumal hoidku, kas te teate, ma ikka töötan seal garderoobis haiglas ja mis seal ikka juhtub. Ja teile käis jalaravi kabinetis üks noormees, eks ole. Ja unustas ära, kas ta sai minu käest garderoobi numbri või ei saanud. Jooksis edasi-tagasi, tead, tõesti haige inimene. Ja läkski lõpuks oma jopega ilma jopeta minema. Aga teate, ma vaatan seda jopet ja ma ütlen selle jope järgi ära, mis sellel inimesel viga on. Kuule, kas sina, mis sa arvad? Mis sa arvad? Ütle mulle, milleks on tegelikult meil arste vaja? Kas sa saad aru, milleks on arste vaja? Mina võiksin neile kõikidele absoluutselt ära öelda nende jope ja mõtli järgi, mis haigus nendel on. Kogu aeg on vale diagnoos. Elfriide toodi hooldekodusse. Mis Elfriide, selle Elfriidega mind segadub? Mis Elfriide? Mäletad, 44. põgenesid siit koos isa emaga läbi Soome, Rootsi. No neid põgenes ikka väga palju. See meie kooliõde, see blondiin. Ja Rootsis tuli kõik nii raskelt. Lõpuks sain jalad alla, aga Elfriidel oli kogu aeg selline tunne, vaata rootslased ei võta teda omaks. Ja nad tulid viisakad ja puha, aga Elfriidel oli kogu aeg tunne, et ikka on võõras. Ja võõraks olemise tunne on täiesti õige tunne. Tead, see võõraks olemise tunne, see kadub tal isegi siis ära, kui ta on juba selle Gustaviga abielus rootslasega, Gustaviga. Mäletad, ilus mees oli. Gustav! No öelnud kohe, soo, see Elfriide. Vaata, Gustavit ma mäletan. Ja temal oli selline sisemine intelligents. Jah, Gustav ja teda. Jah, pikka peale ikka kadus see võõraks olemise tunne ära. Aga siis sai insuldi. Oi! Insuldi sai suri ära nüüd siis. Gustav üksi. Kus ta siis ära suri, see kuulda üldse, mis ma räägin. Ma ju ütlesin, toodi hooldekodusse. Ta ikka taastus sellest insuldist pikkamisi, aga tead sa, kui uuesti rääkima hakkas, siis ainult eesti keeles. Insult oli selle rootsi keele kohe peast täiesti minema pöökinud. Ega sa suhtlust ei pannud? Tema Gustav ja lapsed need kohe kuulasid teda ja kasutasid isegi Google Translate'i, kui tema lausus puhtas, ilusas eesti keeles. Et kas siis selle maakeel laulu tuules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida. Jaa, see on küll ilus. Anna vaba. Gustav Suits. Gustav Suits, mine nüüd. Kristjan Jaak Peterson. Kristjan Jaak Peterson, ta kohe kindlasti ei ole. Tema läks ju jalgsi Riiga. Korised teed ja selline ilus luuletus. Näiteks Korsakov ju. Mis inimesed te olete, te võiste ikka oma suumehi natukese teada. Loe palju kuuled ka. Olgu pealegi, ega mina pean nüüd edasi minema. Mul ei ole ka kogu aega siin ja. Aga tulge ikka teinekord jälle kohvikusse. Samuliseid saate kuulata ja suur tänu. Kuidas teile meeldis? Taime sees. Tegelikult oli puhas vesi. 3 taime oli ikka sees. Härra, kuidas teile meeldis? Suhkrut oli vähe.
järgmine kord vähe rohkem. Ja soovite ehk veel midagi? ei, aitäh, ei soovi midagi, aitäh. Ja proua, kuidas teile meeldis? jah, veidi maitses küll. Ja 10.50 palun. mida? Raha. nii palju. 3 jooki, 10.50. 2 kohvi oli ju. 3. me teeme ju 2. Lauas oli 3. ega me siis Liisa öeldi maksma. 10.50. anna see, paneme sinna 10. Aitäh. Külastage meid jälle. nojah. kõik on nii jabur. mõni paneb elu kanti, et saada raha. kuigi tal ei ole lapsi, kellele seda jätta ega saada ka seda kusagile taevasse kaasa võtta. teine paneb mängu kogu jõu, et saada peale surma kuulsaks. kuigi ta ei usu hinge surematust. mõni jälle loeb kogu tarbetuid teadmisi. teine jälle raiskab elu niisama tarbetult. lihtsalt nutt tuleb peale. kogu aeg tuleb nutt peale. Rai. Olle. Noh, kuidas teil läheb siis? Ei, ma tean, et teil läheb hästi. Ja mul on sellepärast hea meel, et sa oled mu parim sõber ja Riina on parim naine üldse ja selles mõttes ongi hästi, et 2 väga toredat inimest kokku said. Ja vaata, saatuse vastu ei saa. Aga on asju, mida me saame ise sättida ja sääda. Sa oled kindlasti Riinu rindasid vaadanud. Muidugi sa oled, noh, ta on ju sinu naine ja sellised rinnad, need ei saa ju märkamata jääda. Oh, ka mul on meil need hästi meeles. Ikka väga ilusad on. Praegust pole vist lõikusjälgi näha või mis? Ei ole jah. Ja ma tol suvel tegin kõvasti tööd ja palk oli nii hea ja siis me otsustasimegi, et teeme selle lõikuse ära. Maksin sissemakse ära ja nüüd olen iga kuu maksnud. Vaata, kogu me vara ja tehnika jagasime omavahel ära. Aga nüüd need rinnad. Sa tahad Riinu rindu tagasi? Ei no mismoodi tagasi, aga selge on see, et need on ju osaliselt ka nagu minu omad. Ma olen ju neisse rahaliselt panustanud. Rahaliselt panustanud? Jah, iga kuuselt ma maksan, aga samas on nad minust eemal täiesti olematud. Kuule, mida sa tahad? No, tahan, et sa selle
maksu enda peale võtaksid? No, hästi, muidugi ma võtan. Jah, no, ainult 6 kuud ongi veel maksta jäänud. Jah. Nii et tegelikult see päris aus pole. Mis see nüüd aus ei ole? Tegelikult see peaksid mulle kõik 4000 eurot tagasi maksma, lisaks palati 1 päeva maksumus ja taksoraha. Tead, hea küll, las need viimaseid jääda, aga vaata see 4000 eurot sa peaksid küll maksma tagasi. Hästi, muidugi ma maksan. Jah. Kuule. Kuule, millal see operatsioon tehti? Ma ei tea, kusagil 1,5 aastat tagasi. No aga siis me peaks küll väheke arvutama. Mida arvutama? No, siis üle aasta oli Triin ja tema rinnad ju sinu pärad. No jaa, aga selles ma pole nüüd küll päris kindel. Mis ajal see teil pihta hakkas? No kuule. Ei, mis ajal see teil pihta hakkas? Vaata, rahaasjadest tuleb olla täpne. No ma ei tea, kusagil aasta alguses. No vot, mäletad sa kuupäeva midagigi? Kuule, ei mäleta. Kahju. No nii on ju keeruline arvutada. Noh, aga võtame siis mingi ruutjuure või koefitsiendi. No aga, kuidas sa võtad? Need jäävad temaga elu lõpuni. Kaua ta elab? Jah, no kaua need naised meil Eestis siis keskmiselt elavad, noh, 2... No ikka tunduvalt kauem kui mehed. Nii et siit järeldused peaks hoopis mehe eluea aluseks võtma. Kuidas nii? No aga kui ma varem ära suren, mille eest ma nüüd maksan? No jah, aga see ongi ju elu ja kunagi ei tea ette. No hea küll, teeme Exceli. Teeme jah? Jah. Ja siis arvestame sinna ka amortisatsiooni sisse. Mis amortisatsiooni? No kuule, aga naise rinnad ju kaotavad ajaga väärtust. Jah, seda muidugi, jah. Vana naise rinnal on ikka hoopis midagi muud kui mulle tüdruk oma. Täitsa mõistlik. Kevadeti on matuslik päris tihti. Ka täna olen siin krematooriumi tripil ja teen märkmeid ja panen tähele. Ja ma sain selle naise kohta kadunukse teada, et tal ei olnudki tegelikult midagi viga. Noh, midagi sellist, mis oleks kohe niimoodi füüsiliselt oleks nähtav olnud, et oleks olnud vuntsid või topeltlõug või oleks olnud liiga paks või halva hingeõhuga. Ei, midagi sellist ei olnud. Ta oli arukas ja meeldiv inimene. Tõsi küll, mingisugune kaunitar ta ka ei olnud ja seda teadis ta ise ja teadsid teised. Aga ta poleks eales osanud aimata, et 3 klassiõde, kes nende lennust veel järel on, kogunevad krematooriumis tema kirstu juures ja leiavad väga ilus surm. Ja mõned oskavad oma aja ära oodata. Südalinna 15. Kesklinna ma ei sõida. Aga äkki viite siis nii lähedale kui saab. Tuleme just matustelt ja... No jaa,
küll. Tulge siis peale, aga pange rihmad kinni. Oodake mind ka. Jah, ma koon peale. Rihmad. Kiiremad sõidud. Viimasel ajal ainult surevad, muudkui sõida ja sõida. Nii ilus surnu oli. Nägite? Ja mina nägin. Mida? Suudlevad Nii mõnusasti. keset ilmaelu. Mõnusasti teineteise kaisus. Praegu on küll nii, aga ärge te arvake, varsti olete ka teie luukered. Oodake siin. Kuidas teil läheb? Ajakond ette helistab. Ja võib-olla te oleks vastu võtnud. Sedagi on minuga ette juhtunud ja või oleks öelnud, tuleb teine kord, praegu pole meil lihtsalt aega. Sedagi minuga ette juhtunud ja ma olen endamisi ikka mõelnud ja arvutanud, et miks te mind väldite. Ei, te ei pea mitte midagi põhjendama. Asi ole teisu, asi on minus. Kuidas on nii, et mõni inimene meeldib kõigile, aga teile jälle mitte kellelegi. No tõeline fenomen ikka nii loll on ju olnud. Mis sa tahad? Mis sa möödad? Ei, minus ei ole armukadadus. Ma olen ainult suur nukrus ja üksindus. Mina tahaksin nagu teistega koos olla, teised ei taha. Mis sa räägid? Iga ühe jaoks on kuskil keegi. Ikka tahavad sinuga koos olla. Kas ma võin teie juurde jääda? Meie. Kuidas? Meie juurde ei mahu ju. Ei, no koos on ju ikka toredam, jah. Ei, saa, meil ei pole ruumi. Nalja. Ei, ma olen siin põrandal anda ümber, ma olen täiesti tasa, ma ei sega, ma olen täiesti vait. Kuule, minna minema. Ei! Juba hommik algas toredasti. Miski ei seganud mund. Naabrid ei ehitanudki enam millegi pärast. Ja nende löökruvikeeraja Makita MTT 134Z oli vaikiv. Ka naabrite lapsed käitusid viisakalt. Ei mingit teineteise peale kaebamist ega norimist, mis tavaliselt lõpeb nutu ja kaklustega. Ei. Isegi televiisorist ei tulnud ka mitte midagi. Mind ei äratanud üles
Maša Karu ega Blamashov hüsteeriline kisa. Isegi põrsas Pepa suhteliselt leebed helid ei jõudnud minuni. Ei, ärkasin ise. Kell oli 10 läbi. Juba aastaid pole seda juhtunud. Ma olin välja puhanud. Kuskil ei olnud kiiret. Läbi lahtise akna hoovas sisse hilissuve jahedat värskus. Üksik lind laulis kuskil. Hiljem jalutasin pargis. Täiesti suvaliselt. Hea oli olla. Kohtasin nüüd vana sõpra, keda ma polnud juba ammu näinud aastaid. Meil oli nii paljust rääkida. Oli lõbus. Jaa. Mul on nii hea meel, et mul on veel sõpru. Ja me saame üksteisest aru. Kuu paistis aknasse. Ainult korraks tekkis selline loll mõte. Et äkki oleme me surnud? Aga see oli ainult korraks ja siis oli jälle kõik hästi. Ja, lühemad ettepoole. Lühemad ettepoole. Mina Kas
ka, helimees. Muidugi lavastaja, kõige tähtsam, suur aplaus. Teisipäeva õhtu koos Kuusalu teatriga ja nii tore, et neid on nii palju, et see on üks tore teisipäeva õhtu. Alati on tore, kui Kuusalu on siin, nad on meie sõbrad. Nii, aitäh teile. No, aga aitäh teile kõigile ja loodame, et Kuusalu varsti jälle. Ja need täna lindistasid, et saadavad sinna, tahavad kandideerida riigifestivali, nii et tuult tiibadesse, ägedad olete.